Tere jälle kõigile head Kohala TV vaatajad. Kuidas teil vahepeal läinud on, mis te vahepeal teinud olete? Pole ju väga ammu näinud. Otsustasin siis lõpuks teha uue osa teile, aga millest me täna täpselt räägime, seda saamegi kohe minna vaatama. Tekkis siukene huvitav idee, et võtta ette kõik Eesti linnad, rääkida sellest linna ajaloost, kuidas see linn tekkis, rääkida vaatamisväärsustest. Tänaseks linnaks ehk saate teemaks on Põlva. Kui palju te Põlvast üldse teate, kui palju on seal vaatamisväärsuseid, kuhu tasuks seal minna? Lähme uurime. Põlva linn on Lõuna-Eestis Põlva maakonna ja Põlva valla keskus. Ta asub Orajõe alamjooksul. Legendi kohaselt on Põlva saanud nime Põlva kirikusse müüritud Põlvitava Maarja nimelise tüdruku järgi. Ka keeleteadlased Gustav Must ja Julius Mägiste seostavad Põlva nime sõnaga põlv, mis võib tähendada mis tahes käändu. Arvatavasti märkis see käänukoha Orajõe orus. Suvesõjas algas Põlva vabastamine kommunistidest 1941. aasta 6. juuli keskpäeval. Võeti üle valla valitsus, postkontor, miilitsajaoskond ja teised avalikud asutused. Nende asutuste kommunistliku võimu kandvad juhid vangistati. Sama päeva õhtupoolikul asus tegevust juhtima metsavend kapten Rein, kellel oli õnnestunud Venemaale viidavast Petseri laskurpolgust eemalduda. Kui viimane pärast puhkepeatust Mõlaorus asus rännakmarssi Ibroska suunas jätkama. Põlva arengule ja rahvaarvu kasvule andis hoo sisse rajoonikeskuseks saamine 1950. aastal. 8. juunil 1961. aastal anti Põlvale aleviõigused ja asulast kujunes kohaliku piirkonna majanduslik keskus. Suurematest ettevõtetest tegutsesid Põlvas piimakombinaat, linavabrik, Põlva Kekk, Põlva Mekk ja Põlva EPT. Põlva sai linnaõiguseid 10. augustil 1993. Linn oli eraldi omavalitsusüksus 2013. aastani, mil ta ühines Põlva vallaga. 17. jaanuaril 2015 kuulutati Põlva Eesti lõõtsa pealinnaks, et tunnustada linnas tehtavat lõõtspillipärandi kandmise ja hoidmise tööd. Tiitli andis linnale üle toonane Tallinna linnavolikogu esimees ja võrgustiku Euroopa kultuuripealinnad Eestis juht Toomas Vitsut. Tähtis majandusharu on tööstus. Töötleva tööstuse alal tegutsevate ettevõtete käive oli 2012. aastal umbes 75 miljonit eurot. Traditsiooniliselt on tähtsaim kohalikul toormel basööruv tööstusharu, toiduainetööstus. Suurima käibega on AS Tere tootmisüksus. Oluline Oravimitööstus. Takeda Bharma käive oli 2013. aastal 24,8 miljonit eurot. Põlvas tegutsevad ka puidutööstuse ja rõivatööstuse ettevõtted. Nagu teada on, siis ei saa mitte kunagi üle erinevatest ajaloolistest muuseumitest. Seal lähedal Põlva maakonnas on üks väga huvitav vabaõhumuuseum, mis kannab nime Karilatsi vabaõhumuuseum. Karilatsi vabaõhumuuseum kuni 1. juulini 2019. Põlva talurahva muuseumini asub Kanepi vallas Karilatsi külas ja on suurim vabaõhumuuseum Lõuna-Eestis. Alates 2015. aastast kuulub muuseum Võru instituudi muuseumi osakonda. Põhikirja järgi on muuseumi põhiülesanne Põlva maakonnas inimese ja tema elukeskkonnaga seotud kultuuriväärtustega materjali kogumine, uurimine ja säilitamine ning selle vahendamine. Muuseum rajati Kalju Kernase eestvõttel aastal 1971. Külastajatele avas muuseum uksed aastal 1977 ja 1978 aasta lõpupäevadel jõuti lõpuks nii kaugele, et rajatavale muuseumile kinnitati koosseis, direktor, teaduslik töötaja ja tööline. Ning 1979. aastal moodustati muuseumi teaduslik nõukogu.
Muuseum läks üle riikliku muuseumide võrku ja sai nimeks Põlva talurahva muuseum. 1. jaanuarist 2015 on Põlva talurahva muuseum osa Võru instituudist. Loodud on Võru instituudi muuseumiosakond ehk Vana Võromaa muuseum. Tegemist on Võru instituudi struktuuriüksusega ja riigimuuseumiga muuseumiseaduse tähenduses. 1. juulist 2019 kannab muuseum nime Karilatsi Vabaõhumuuseum. Vana Võromaa muuseumid on 4 Vana Võromaal asuvat muuseumi. Ja kui olete lõpuks muuseumis tiiru peale teinud, kõik asjad ära näinud, targemaks saanud, ajaloost rohkem teada saanud, siis võtke suund Jakob Hurda mälestusmonumendi juurde. Jakob Hurt oli Himmastes Lepa talus sündinud Eesti rahvaluule ja keeleteadlane, vaimulik ning ühiskonnategelane. Ta oli rahvusliku liikumise ärkamisaja üks võtmefiguure. Jakob Hurt algatas 1888. aastal Eesti rahvaluule suurkogumise ja osales paljudel ärkamisajal loodud asutuste töös. Jakob Hurda kuju avati Põlvas 22. juulil 1989. aastal suurmehe 150. sünniaastapäeva tähistamise raames. Kuju autorid on skulptor Aulin Rimm ja arhitekt Andres Mänd. Ja loomulikult on põhjust külastada ka Põlvas asuvat väga uhket, ilusat kirikut, mis kannab nime Põlva Maarja kirik. Põlva Maarja kirik ehitati algkujul aastatel 1460 ja 1470 ning seda laiendati aastatel 1841 kuni 1845. Kirikus asub altarimaal Kristus asub maale, mille tegi Friedrich Ludwig von Maydel. Oreli valmistas Wilhelm Müller-Werstedt aastal 1833. Kirikukell valati 1868. aastal Saksamaal Bochumis. Kirikutorni kõrgus on 36,5 meetrit. Kirik on külastajatele tasuta avatud esmaspäevast reedeni kella 9–13. Samuti pühapäeviti enne ja pärast jumalateenistust. Põlva Püha Neitsi Maarja koguduse jumalateenistused peetakse Põlva kirikus pühapäeviti kell 11. Legendi järgi taheti eestlaste vanasse hiide ehitada kirik. See ei meeldinud eestlastele. Igal hommikul olid päeval ehitatud müürid kokku langenud ja nii kestis see pikka aega. Siis mindi nõu küsima targalt ja tark oli vastanud. Kiriku seinad jäävad püsima siis, kui müürida elusalt sisse üks süütu tütarlaps põlvili asendis, vaid see on pääsetee. Koguduses valiti välja Maarja nimeline tüdruk. Müüri sisse tehti auk, kuhu Maarja põlvili sisse mahtus ja see suleti suure kiviga. Teise augu kaudu anti talle leiba ja vett, et ta elus püsiks. Seejärel suleti ka see auk ja müürid hakkasid kandma. Et Maarja oli müüris põlvili, hakati seda kohta ja kirikut kutsuma Põlvaks. Suveperiooditi tavaliselt ju toimuvad igasugused kontsertid, festivalid, igasugused peod. Ideaalseks peo- ja laulukontserdi paigaks võiksite valida Intsikurmu laululava. Intsikurmu parkmets on parkmets Põlva linna lõunaosas. Parkmetsa pindala on 23,1 hektarit. See on looduskaitse all. Puhkepiirkonda kuulub ka lauluväljak. Intsikurmu metsapark on tuntud eelkõige tänu laulupeo traditsioonile. Esimesed mitme eestlaste koori koolmislaulmised toimusid metsapargis 1855 ja 1857. aastal. Intsikurmus korraldati ka Eesti üliõpilaste ehitusmalema veteranide maleva kokkutulekud. Metsaparki on loodud sportrajatis Südamerada 2,5 kilomeetrit
ja slaalominõlv. Intsikurmus toimuvad mitmed peod, festivalid, nagu näiteks Intsikurmu muusikafestival, rahvamuusikapeod, lõõtspillipidu, harmoonika ja paljud teised. Laululava ehitati 1969. aastal arhitekt Vadim Tsendropovi projekti järgi. Aastal 2002 põles laululava maha ja see taastati. Ka tänapäeval on Intsikurmu laululava tuntud kontserti- ja peopaik. Laululava alla mahub ligi 3500 lauljat. Murule tantsima ja pidutsema aga kõik huvilised. Intsikurmu laululava haldab Põlva kultuuri- ja huvikeskus. Selline saigi siis tänane episood. Oli väga meeldiv, aitäh, et vaatasite, kuulasite ja mõtlesite. Nagu ikka edaspidi, kui teil on mingi idee, millest ma saaksin uue osa teha, mingi hästi huvitav teema, siis alati meiliaadress on kohalatv2@gmail.com ning nagu ikka, ärge siis unustage tellida ka õnnitlus või siis tervitusvideot. Seniks näeme järgmises osas.